Tere tulemast veel kord kõigile. Nii nagu öeldud, täna on emadepäev ja me teeme täna natukene teistmoodi ja nimelt see teistmoodi väljendub selles, et me teeme ühe ühispalve kõikide emadest ja siis mehed tulevad ja viivad emadele ühe erilise, see on üks eriline tulp, kui kohale jõuab, siis ise näete, milles see on, aga selleks, et teatavasti on neid, kes on emad ja on naisi, kes ei ole emad, et siis hiljem lihtsalt tõsta käega märku, siis see asi jõuab sinuni. Tõuseme püsti, palume sellise palve. Isa taevas, me täname selle eest, et sa oled naise kätte andnud sellise kauni ema rolli ja me palume, et sinu heameelne vaim jätkuvalt hingaks nende üle, et meie ühiskonnas see jätkuvalt oleks see koht, kus väärtustatakse seda rolli ja me kogudusena me õnnistame igat armast ema ja ütleme, et las sinu kaitse ja su üleloomulik arm hingata iga ema üle. Aamen. Nii, ja võib-olla nüüd ülejäänud võivad istuda, kui sa oled ema, tõsta oma käeke või näpuke püsti, siis Toomas ja võib-olla haaraks Siimu kaasa, kes veel tahab kaasa lüüa meestest. Kusta ka, miks mitte? Teisel korrusel on ka. On, jah, mehed väga hea. Just, ja suur tänu ka siin on meeskonnale, kus on aidanud seda kõike ette valmistada ja etteruttavalt võiks öelda, et tänase kohviku toimkonna on ette valmistanud mehed, nii et väga äge, et meil on sellised teenivad mehed. Nii, anname natukene rahulikult seda Nii, jätkuvad käega märku anda. Nii, siis on vist elu ja liiklus on väga hea, seal üleval on liiklust päris kõvasti, nii et osad on peidetud. Aga suur tänu meestele, kes toimetavad. Nüüd, ja laste tunnis on ka veel, et siis korraldame nii, et pärast tema saab ka kätte selle. Nüüd, kuna meil esmaspäeval teenistust ei ole, siis aga meil on 2 inimest, ühel oli eile sünnipäev ja teeme vahest erandeid ka ja ühel tuleb, siis nagu ikka, naisterahvastega on see lugu, et numbrid lähevad ilusamaks, meestel ei lähe niivõrd ilusamaks, aga palume Meelile õnnistust, kel on homme sünnipäevale hea tule alla. Nagu ikka öeldud, et naisterahvastel lähevad numbrid ilusamaks ja meestel ei lähe niivõrd ilusamaks, nii et aga me saame kogudusena lihtsalt õnnistada. Kalle ka tegelikult on täiesti sellise näoga, et ei tea millest jutt, aga me teame millest jutt ja kellest jutt, nii et ole ka hea. Just, see on hea võimalus sünnipäevale ette tulla. Nii, ja tõuseme ja õnnistame. Isa taevas, me täname Meeli ja Kalle eest. Me täname, et sina oled neid kutsunud ja sina oled lasknud neid sündida siia ilma. Ja me palume seda, et sinu jätkuv kaitse, sinu heameelne vaim juhataks neid ja et nad kogeks seda, et Jumal, sina varustad, sina oled nende elu kõrval, et nad ei ole üksi, vaid sina kannad oma armuga päevast päeva neid ja me õnnistame neid siit Jumala kojast Jeesuse võimsal nimel ja ütleme taas, käigu nende käsi hästi. Amen. Amen. Ja lähme veel kiituslauluga Jumal palge ette ja siis on käes sõnumi aeg. Pingis istudes tuli selline teadaanne, et Jumal on müüri lõhkuja. Et kui
kui on meie elus mõni müür, siis ta on võib-olla selle jaoks, et ja me ei pea seda müüri mitte kartma. Jumal läheb ees, nii et killud lendavad. Minul ei aita seda kõigil meil meeles pidada, et meil on Iisraeli suur Jumal. Aamen. Tema hoolist hääl, siis ööselgi heli. Siit sa kohtad tema hiilgust ja au. Kui issand laseb kuulda meid tema hoolist häält, siis ööselgi heliseb laul. Sa issanda mäele nüüd tõuse siit, seal kohtad tema hiilgust. Iisraeli Jumal suur, ta hääl kõlab veel tema võimsa sõna seest, kes Iisraeli Jumal suur, ta on Iisraeli Jumal suur. Jah, Iisraeli Jumal suur, ta hääl kõlab veel tema võimsa sõna seest, kes Iisraeli Jumal suur. Me kuulutame pimedate silmad ta avab nägema ja kurdid kõrvad kuulevad taas. Ja jalutu kõnnib ja hüppab kui hirm ning tema keelel ülistuse viis. Ta on Iisraeli Jumal suur. Jah, Iisraeli Jumal suur. Ta hääl kõlab jah, Iisraeli Jumal suur, ta hääl kõlab veel tema võimsa sõna seest, kes Iisraeli Jumal suur. Kui issand ilmutab oma ilu ääretut, siis hallendab ja õitseb. Ta ütleb sul, kes kartlik ja kurb, sest ta on Iisraeli Jumal suur. Jah, Iisraeli Jumal suur. Iisraeli Jumal suur. Jah, Iisraeli Jumal suur. Ta hääl kõlab veel tema võimsa sõna seest, kes Iisraeli Jumal suur. Ta on Iisraeli Jumal suur. Jah, Iisraeli Jumal suur. Ta hääl kõlab veel tema võimsa sõna seest, kes Iisraeli Jumal suur. Ta on Iisraeli Jumal suur. Jah, Iisraeli Jumal suur. Ta hääl kõlab veel tema võimsa sõna sees, kes Iisraeli Jumal suur. Ta on Iisraeli Jumal suur. Jah, Iisraeli Jumal suur. Ta hääl kõlab veel tema võimsa sõna seest. Ta hääl kõlab veel tema võimsa sõna seest. Ta hääl kõlab veel tema võimsa sõna seest, kes Iisraeli Jumal suur. Jumal läheb ees ja meie läheme temale järele. Aamen. Aamen, ole hea, võtta istet. Vahepeal läheb tehnika elama oma elu. Aga tore, et sa oled tulnud. Mul on täna üks erikõne tänasesse päeva just. Ja see pealkiri on üsna omamoodi. See pealkiri on Sind on märgatud. Kui juba pealkirjast lähtuda, siis
Eks ole nii, et meie kõigi elus on olukordi, kus me tahame olla märgatud ja samas on eluetappi, kus sa mõtled, et ainult keegi mind ei märkaks. Muidugi ma mäletan, kui siit teemast lahus, mul tuleb kohe meelde ühe inimese olukord, kus saime taga puhtjuhuslikult nii-öelda kokku. Tihti neid juhuseid on alati väga palju neid kummalisi juhused ja temal oli selline olukord, kus me olime ühel messil koos ja ta ei arvanud, et seal eriti vist tõenäoliselt kristlasi on ja tal oli käes õlleklaas ja siis ta peitis seda, ta oleks selle ääre pealt mul naisele kleidi peale valanud ja ma usun, et see, mida tema mõtles, ainult, et mind ei oleks märgatud. Ma arvan, meie kõigi elus on ka selliseid kohti, kus me ütleme, et ainult, et mind ei oleks märgatud. Aga me täna on kõne, sind on märgatud. Me tuleme Johannese evangeeliumisse 6. salmist alates. Ma loen üsna pika lõigu, aga siis sa kuula neid sõnu ja siis sa saad kaasa mõelda. Ja kui sa mõtlesid, et huvitav, kas me täna oleme messist tõlget ka, ei loe. See on neile, kes iga päev kohal käivad. Ja kusjuures väga äge, et ka Julia Hiiumaalt on kohal, nii et Tallinn või Eestimaa on ikka jätkuvalt väga väike, kõik toimub, on hea näha teineteist. Aga kirjutatud on nii. Seal oli Jaakobi allikas. Tee käimsest väsinuna istus Jeesus nüüd allika äärde, oli keskpäeva aeg. Samaaria külast tuli naine vett ammutama ja Jeesus ütles talle, anna mulle juua. Aga tema jüngrid olid läinud külasse toitu ostma. Siis Samaaria naine ütles talle, kuidas sina, kes oled juud, küsid juua minult Samaaria naiselt? Juudid väldivad ju igat kokkupuudet samaarlastega. Jeesus vastas, kui sa ainult teaksid Jumala kinki ja kes see on, kes sulle ütleb, anna mulle juua, siis sa paluksid teda ning tema annaks sulle elavat vett. Naine ütles talle, isand, ämbrit sul ei ole ja kaev on sügav, kus sa saad selle elava vee? Ega siis sina suurem ole, kui meie isa Jaakob, kes andis meile kaevu ning jõi sellest ise, samuti ta pojad ja kariloomad. Jeesus kostis, igaüks, kes joob seda vett, januneb jälle, aga kes iganes joob vett, mida mina talle annan, ei janune enam iialgi, vaid vesi, mille talle annan, saab tema sees igavesse ellu voolavaks allikaks. Naine ütles talle, isand, anna mulle seda vett, et ma ei januneks enam ega peaks käima siit ammutamas. Jeesus ütles talle, mine kutsu oma mees ning tule siia tagasi. Naine vastas, mul ei ole meest. Jeesus ütles talle, sul on õigus, kui sa ütlesid, mul ei ole mees, sest kuigi sul on olnud 5 meest, ei ole see, kellega sa praegu elad, sinu mees, seda sa oled õieti öelnud. Naine ütles temale, isand, ma näen, et sa oled prohvet. Meie esiisad kummardasid Jumalat sellel mäel ja teie ütlete, et Jeruusalemm olevat paik, kus peab kummardama. Jeesus ütles talle, naine, usu mind, tuleb tund, mind ei kummarda isa ei sellel mäel ega Jeruusalemmas. Teie kummardate, mida te ei tea. Meie kummardame, mida me teame, sest pääste tuleb juutidelt. Kui tund tuleb ja see ongi juba käes, et tõelised kummardajad kummardavad isa vaimus ja tões, sest isa otsib neid, kes teda nõnda kummardavad. Jumal on vaim ja kes teda kummardavad, peavad teda vaimus ja tões kummardama. Naine ütles temale, ma tean, et tuleb Messias, keda nimetatakse Kristuseks. Kui tema tuleb, siis ta kuulutab meile kõik. Ja Jeesus ütles selle peale, mina olengi see. Nüüd, sellesse loosse on pakitud väga palju ja võib-olla sa mõtled, et kuidas see rakendub emadepäeva võtmes väga lihtsalt. Lihtsalt sellesse loosse ongi, kui sa oled lugenud, sellesse loosse ongi väga palju pakitud ja seda lugu saab väga erinevat vaadata ja väga erineva nurga alt kõneleda või välja võtta teatud mõtteid. Ja see on igati okei, sest Jumala sõnal ongi see selline dimensioon või võimekus, et üks lugu avaneb väga erineva nurga alt. Aga vaatame seda siis täna sellises emadepäeva võtmes. Meie ees on tegelikult üks naine, ema, kes tuleb oma
olukorrast ja see ei ole kergemate killast. Ja ennem kui me seda natukene kirjeldame, võib-olla sa mõtled, et wow, pastor, kus sa sinna emadeni jõudsid juba? Et kui mina loen seda lugu, mina küll ei näe, et siin oleks emast jutt. Mul on mõned argumendid, ma ei tea, kas sa nõustud minuga või mitte, või sa ütled, et sul on lihtsalt hea fantaasiavõime, pastor, lugeda nagu Eesti Vabariigi eelarvet tehast, et sinna loetakse välja midagi, mis seal kirjas ei ole, aga loetakse välja. Ja sa mõtled, et tead, pastor, sul on ka siuke hea mõttelend, et sa loed välja sealt, muidugi need, kes töötavad, mõtlevad kaasa, kes töötavad seal Riigikogu valdkonnas, aga no nii on. Nüüd võib-olla sa mõtled, et kus ma selle ema leidsin üles. Tead, mis on minu argumendid? Esiteks, selle naisel on 6 suhe käsil ja 6 suhte jooksul jõuab juhtuda nii mõndagi. Lapsed seal arvatud. Piisab juba 1 suhtest, rääkimata 6. Teine asi on see, et see on see kultuuri kontekst, kus tollaegses kultuuris laste omamine oli kriitiliselt tähtis, seda nii sotsiaaldes, majandlikus kui kõiges muus kontekstis, see oli väga oluline. Ja sama oluline on ka see, et tollaegselt ehkki see sugupuud loeti väga täpselt, siis alati, kuna siin on tegu samaarlasega, siis tema nagu taust ei ole see, et kus kogu suguvõsa laotatakse meie ette ja me saame täpselt näha. Ja võib-olla viimane argument oleks, mis oli see, et tolleaegses ühiskonnas puudusid sellised asjad, nagu meil täna on rasestumisvastased vahendid. Nii et ma ei tea, on veel kellegi mingi hea argument. Aga need on need argumendid, mis tänases võtmes, kui ma loen seda lugu, siis on ema. Selle naise näol tuleb meie ette ema, kes tuleb ühest väga keerulisest eluolukorrast. Ja võib-olla sa mõtled, et mis need pointid on, kas see haakub sinu ja minu eluga täna siin päeval, tegelikult võib-olla üllatus, see haakub väga praktiliselt. Nüüd mõned punktid, mida mina näen tema elus. Häbi. Oled sa mõelnud kunagi sellele, et tegelikult meid ei ole loodud inimestena häbi sisse? Sa võid väikseid lapsi vaadata. Näiteks kui nemad jooksevad paljalt ringi, seal see häbitunne tihti puudub, see tuleb hiljem. Et kõik see, mida on omaette muidugi teema, et mida me loeme häbiks ja mitte häbiks, aga iseenesest, kui ma mõtlen laiemalt selle häbi teemale, siis see on midagi, mis ei peaks meie eluga kaasas käima, aga tänases katkises ühiskonnas paraku see käib ja ka tolleaegses ühiskonnas see käib. Ehk häbi oli selle naise üle ja see oli ka põhjus, miks ta tegelikult tuli sellisel ajal sinna kaevule, sest ta käis ühe häbiga kaasas ja meile anti ka tegelikult teatud võtmed kaasa. Võtmed nimelt selle näol, et tal oli 5 meest juba olnud ja 6 oli käsil ja kui sa mõtled, et on ikka naine, siis luba ma ütlen sulle midagi tänast värskemalt. Toimus natuke aega tagasi, paar päeva tagasi, emadepäeva konverents ja seal öeldi välja sellised mõtted. See mõte oli selline, ta ütleb, et väga paljud mehed on sellises vaimses küpsuses ead, kus tal ei tohiks mitte naist isegi koera anda. Et lihtsalt ei vea välja, rääkimata naisest. Nii et nüüd on sinu mõttekoht, kas sa kuulud nende hulka või neid inimesi siin ei ole. Need on kuskil kaugemal, aga nii et küsimus ei ole ainult naises, ehk seal on alati 2 poolt, aga kindel on see, et selle naise elus oli häbi ja kindel on ka see, et selle häbi taga on tihti pimeduse jõud tegevalt, mis tahavad häbi tuua sinu ellu. Nii et sa võid võtta kohe ühe aja pärast hiljem, kas siin või kodus ja mõelda, et mis on see, millega pimedus on sinu ellu sisse sõitnud, mis toob seda, et tegelikult häbi on sinu elus ja teatavasti inimestena me oskame seda kinni katta, aga see ei tähenda seda, et häbi läheks ära. See naine tegi ka oma parima, ta tuli päeval, ta mõtles, et mitte keegi ei kohta mind, ma saan oma asja kätte, vee kätte, lähen ära, kõik rahu majas. Aga äkitselt see olukord muutus, sest teda oli märgatud.
kummaline on see, et nii nagu tema elus, ma usun, ükski naine ei kasva üles arusaamisega, et jube äge, tahaks 6 suhet, kõik katkised suhted ja siis või 5 oli ja 6. ta tegeles. Aga reaalsus on see, et vahest me ise aitame oma rumalusega kaasa, mis põhjustab seda, et häbi on meie elus olemas ja kui me ei tegele, siis ta ei lähe ise ära, nii et see on ka see koht, kus meeldetuletus meile ja see oli ka Jumala meeldetuletus selle naisele, et on üks aeg ja koht, sind on märgatud, tegele selle häbiga ja tegelikult see lugu räägib, kuidas see protsess lahti läks. Nüüd ma rääkisin korra seda, et meie elus ka on kordi, kus me käime ka oma elus selliseid etappe, kus sa teed oma vajalikku ära, ükskõik, kas on see poes või muu kontekstis, et sa ei taha kedagi kohata. Ma just ühe inimesega, kes läks abielulahutusest läbi, sain õhtul hilja Selveris kokku, sest ta avameelne tunnistusi see, ma just lootsin sellisel keelal, et ma ei kohta kedagi. Et ma saan oma asja ära ja ma ei pea oma loost rääkima ja see oli lihtsalt nii valus ja jube, nagu ikka. Ta tegi oma parima, aga see on see elu. Ei saa peita seda. Isegi kui su nagu, mõtted on head, et ei käiks ära ruttu, ei kohta kedagi. No tänapäeval on muidugi see robot võib sul koju tuua, aga kõike ka ei too. Nii et ikkagi väga praktiline. Kui ma vaatan seda naist seal, kaevu juures, siis tema elus oli midagi väga huvitavat, mis on ka kehtiv igaühe meie suhtes natukene. Ja kui ma vaatan tema elu, siis võiks välja tuua see, et tema elus on üks muster. Ja see oli see suhete muster tema puhul. 5 meest ja minu küsimus on see, et kas sina oled teadlik nendest mustrites, mis on sinu eluga kaasas käib? Me peaks olema. Kui sa käid koos Jumalaga, siis tegelikult meil tekib üks sisemine teadlikkust nendest mustrites, mis käib sinuga kaasas ja millest tuleb lahti saada. Mul on sulle kurb uudis selles mõttes, et ma ei anna sulle A4 variandis pikka nimekirja, sest mõni asi võib välja jääda, sa mõtled, jess, seda ei olnud seal nimekirjas, järeldus, ma võin seda mustrit oma elus alles hoida, aga ma tooks mõned näited, kus me saame aru, et tõenäoliselt. Ja vaata, selle hea asi on see, et kui sa avastad oma mustrid, siis reeglina me ei tegele väga palju üldse teiste elumustritega. Sul on oma mustriga piisavalt tegevit, et saada ise õigele tee peale, käituda ise, saada neist mustritest lahti, sest reeglina need mustrid on kõik negatiivsed. Ja lihtsalt mõned näited, et sa leiaks aru üles, kus see hakkab. Enesealetsus. See reeglina, see muster ei ole nii, et sa iga päev aletsed ennast. Aga kui sa vaatad oma elu tagasi, siis sa näed, et aeg-ajalt sa satud sellise koha peal, kus sa aletsed ja sulle tundub, et kõik jamad, mis käivad just sinuga kaasas. Ja siis, kui sa käid selle enesealetsuse lombist läbi, siis sa matad ennast maha ja see ei ole üks hea koht olla. Jumala sõna kohaselt on see üks muster inimese elus ja see ei peaks olema. Ja nii nagu Jeesus tahtis ja aitas seda naist välja, on ka igaühel võimalik välja tulla sellest mustrist. Ja vähe on inimesi, kes võiks öelda, et minul ei ole ühtegi mustrit. Võib-olla näiteks on mingi amoraalsuse muster. On inimesi, kellel käib siuke muster kaasas, et me nimetame neid tsüklilisteks inimeseks, on see, et aeg-ajalt sul tuleb tunne, et tahaks ennast lihtsalt täis juua. Ja see võib-olla kõige õudsem on see, kui sa ei tunnista seda mustrit ja ei tee midagi ja süüdistad teisi, sest alati, kui on muster meie sees, me leiame kedagi, keda süüdistada. Üks muster, mida mina tooks veel esile, on see, et kus me käime ja sul on nagu selline tunne, et kõik on sinu vastu. Kõik on sinu vastu, isegi naine või mees vastavalt, kumma soopooled oled, et sa sõnastad selle nii, et sul on siuke tunne, kõik on minu vastu, kogu maailm on minu vastu. Ja seal on ka isegi sellised kummalised asjad, mida me tihti inimestena ei pane kokku. Selle mustri sees me veel ütleme nii, et see on
kummaline isegi välja öelda, aga see on niimoodi, on inimesi, kes selle mustri sees ütlevad isegi see, et kas ma olen liiga kõhn või liiga lai või liiga lühike või liiga pikk. See, kes on liiga pikk, kuuldes sihukest tööd, mõtleb, mis mõttes, väga hea, kui ma oleks lühem. See, kes ei ole lühike, kuuleb seda sellist konteksti, et võiks olla pikem, ta ütleks, väga hea, et oleks. Et mõistad, see sihuke sinu vastu, seal on see muster, kus sa oskad kõik iseenda vastu oma olemuse keerata. Ja see, mida Jumala sõna ütleb, et see on muster, millest peaks välja astuma. Või see, et sa ütled, keegi mind ei armasta. Oled sa kuulnud sellist lauset? Keegi mind ei armasta. See on ka muster, millest tuleb välja tulla, sest me teame vähemalt üks isik, kui tegelikult on rohkem, isa, poeg ja püha vaim, aga kui kokku tõmmata, et vähemalt üks isik, Jumal armastab sind ja sul on võimalik välja tulla. Ja võib-olla see viimane muster, mida ma välja nagu ütleks, oleks see, et endale valetamine. Kas sa tead, et inimene võib oma lühikese elu jooksul, paraku meie maapealne elu on väga lühike, sa võid üsna pikalt endale valetada ja sellest võib välja kujuneda muster ja ainuke kaotaja oled sina. Sest sinu need elupäeva numbrid jooksevad vaikselt tagurpidi selles mõttes, et sa ei saa ühtegi elupäeva tagasi. Ja kui sa nii mõtled, see on väärt seda, et tegeleta oma mustritega. Ja minu küsimus on täna, kuidas sul läheb sellega? Kas sa võiks, kui sa oled aus iseenda vastu, koju minnes mõelda, kas ma tean oma mustreid? Ja kui sa ütled, et ma ei tea ühtegi mustrit, mis minu elus on, siis äkki sa paluks, et Jumal, äkki sa avaks mulle nii, nagu see naine ei osanud ise välja tulla, ta vajas abi ja tegelikult meie vajame ka vahest abi, sest on väga tõene see ütlusest, ise ennast ei näe ju. Juba lihtne, kui me näeks väga täpselt iseennast, siis väga paljud asjad oleks olemata. Nii et me vajame abi, oled sa teadlik seda. Ja see naine vajas abi ja Jeesus tegelikult pakkus talle seda, pannes väga, tehes vaimses mõttes lahti need uksed, kus ta võiks abi sisse või abi vastu võtta ja edasi astuda. Ja see abi ei seisne mitte sellises lohutamises, nagu me inimestena oleme harjunud, et kuidas see Juku anekdoot oli, et pea ei ole kandiline, ei ole, või mingis teises võtmes. Aga Jumala abi seisneb selles, et temal on meelevald. Jeesusel on meelevald muuta inimeste elusid. Neid mustreid, mis on võib-olla, sa ütled, minu hinges on nii sügav rööbas ja tead, mõne mustriga nii, et see lausa jookseb su lapsepõlve välja, kui sa paned silmad kinni ja mõtled, et kus see jama hakkas, siis see jookseb väga pikalt. Aga tead, hea asi on see, et Jeesusel ei ole vahet, milline see muster on. Temal on vägi seda teha. Nüüd, kui mina vaatan seda naist, siis üks huvitav lugu on veel temaga, et tal ei ole kuhugi põgeneda. Ja millegipärast on ka niimoodi, et jätkuvalt põgenevad mehed, mitte õnneks kõik, aga see meeste ülekaal, kes põgenevad, on millegipärast kordades suurem ja sellel naisel ei olnud kuhugi põgeneda ja see on ka see põhjus, miks ta häbi ja kõike seda talus, aga Jumalal oli üks plaan ja ta saatis Jeesuse väga selge sõnumiga tema eluteele öeldes, et hei, sind on märgatud. Võib-olla sina just vajad seda kuulda, ma ei tea, oled sa siin või vaata seda meedia vahendusel hiljem, et sind on märgatud ükskõik kui hull, sulle ka ei tundub. Taevas on sind märgatud, sest Jumal ei tee vahet. Nüüd, naisele on antud ka see ema roll, millest me täna natukene korra puudutasime ja tead, Jumalaga on see asi, Jumal ei mõtle midagi ümber. Ükskõik kui hulluks meie pöörane teadusmaailm võib minna, ema roll on antud naisele, mitte kellegi teisele ja ainult pimedus püüab neid asju segaseks ajada, aga õnneks Jumal ei ole muutunud. Paar asja veel. Sel naisel oli värvikirev minevik ja ma arvan, vähe on inimesi, kes võivad öelda, et tead, kui ma tagasi vaatan, siis seal nagu värvidki puuduvad. See on nii ilus, et tead kõik, pole midagi klattida. Kõigil on neid asju, nii nagu sel naisel, et värvikirev minevik oli.
Me korra mainisime, et tal oli see kogukondlik selline häbi ja ega me täna ka elame tegelikult nii, et ikkagi on inimesi, kellest piltlikult öeldes, et kui vastu tuleb, sa oleks teisel poole teed, ma ei tea, kas sinus on inimesi, mina vähemalt ühte nime tean, et noh, tõesti tema käib, kuidas ta nüüd viisakalt sõnastada, ma väga viisakalt ütlen, vaimses mõttes selline pasarahe käib kaasas, et tõesti, kui tema tuleb vastu läheks, kui just Jumal ei ütle, et mine vabasta seda, siis ma läheks teise poole teed. Aga lihtsalt ma räägin, et sa võiks mõelda oma elukorras, kas sinul selliseid on inimesi, aga mu point on see, kui tollel ajal oleks tehtud üks uurimustöö, et milline inimene sobiks kohtuda Jeesusega, siis seda ema, seda naist seal nimekirjas oleks küll on. Ta oleks üldse, poleks kandidaadiks võetudki, see oleks kohe nagu kääridega nimekirjast välja lõigatud, öeldes, et ei sobi, out, väljas. Lisaks see, võib-olla paar mõtet siia juurde, et kirjeldada tema elukorda. Võib-olla sinu jaoks tuleb üllatav, aga tema ei olnud ateist. Ta oli Jumalast teadlik, sest kui sa loed seda lugu, pigem ta küsis Jeesuselt, et ahah, juudid ütlevad nii, mina samaarlasega ütlen nii. Ja minu jaoks on see kirjeldus sellest, et vahest meil on ettekujutust, et kristlaste elus nagu suhtevallas või need probleemid peaks puuduma. Reaalsus on see, et tegelikult ei ole, aga mis on vahe? Vahe on selles, kuidas me käitume, mida me teeme ja millised on need mustrid. Nüüd viimaseks siia juurde ma ütleks see, et selle naisel puudus täiesti selline mõte või unistus, et äkki korraldaks ühe kohtumise Jumalaga oma elus. See oli tema jaoks täiesti, ma ütleks, out of box mõte, et ta oli kaugel sellest, aga ometigi jälle, kas sa märkad seda Jumala huumorit, mis ütles, et väga hea, sinu elus me just korraldame selle, sind me just märkame, me korraldame selle kohtumise ja see on see, mida me oleme lugemas ja sellest osa saama. Ja Jumala poolt oli valmis pandud need lahendused tema elu jaoks. Sest kui sa nagu võtad need mosaiigid kokku ja paned, siis sa võiks öelda, et tema elus ikkagi teeks korjanduse, ostaks pileti ja paneks kohe. Seal oli niigi soe kliima, võib-olla natuke jahedamasse, aga paneks kohe ajama. Kui meil eestlane paneks Hispaania poole, siis ta võtaks suuna kindlasti natukene teise poole, sest kuumust oli seal piisavalt. Aga see on see, kuidas me inimestena käitume ja võib-olla on see selline sasipundar, just kus sina tuled suhete sasipundar ja sa mõtled, kuidas, mida edasi teha. Siis ma usun, tänases loos on see, üks Jumala kõnetus on, sind on märgatud ja Jumalal on lahendused, mis ületavad sinu arusaamist. Ja samas on oluline märgata see, et ühtpidi me teeme inimestena teatud asju omalt poolt, et asjad läheks paremuse suunas, aga see, mis selle naise elus juhtub ja tihti see, mis meie elus juhtub, see kõige parem väljend on ikka, see on Jumala arm. See lihtsalt Jumala üleloomulik külastus sinu elule, kus pakub neid lahendusi, mida Jumalal on anda ja tal on ikka veel anda. Nüüd, võib-olla sul on küsimus, et okei, mul on see pilt selge, kui hull see naise olukord oli ja sul on mingid kontekstid oma eluga, mustritest, mõtled vaiksed hammasrattad siin mõistuses vaiksed krigisevad, et üles leida, ära kaardistada, aga kuidas siis, võiks ju küsida, kuidas siis Jeesus lahendas kogu selle sasipuntra? Jeesus oleks võinud ju minna sinna külla, ütled nii, et mina olengi see Messias, et vaata, valgust hakkab kiirgama kohe minust ja kukkuge pikali või parandage meelt ja ahmige õhku, et siin ma olen. Aga tema lähenemine on täiesti teistsugune ja ma usun, siit on midagi jälle õppida, kuidas Jumal toimetab sinu ja minu elude juures. Et siin tasub kuulata. Huvitav on see, et Jeesuse lähenemine oli täiesti kaugel religioossusest, sest ta tuleb selle naise juurde ja ütleb, anna mulle juua. Võib-olla sa mõtled, et siit võiks omaette jutluse teha, mida ma ei tee, aga selle tähendus on see, et Jeesus tegelikult teab, kuidas avada ühe murtud hinge olemust. Naine sai teenida teda. Mõtle, kujuta ette, kui sa tead nagu seda konteksti, see on täitsa nagu ebaloogiline inimlikule teele.
ja võib-olla sa küsid, et okei, aga milline oleks see religioosne lähenemine? Mul oli aega natuke mõelda sellele. Ma pakun sulle välja. Religioosne lähenemine sellele naisele oleks see, sa igavene patukott, sa pane oma veekann maha ja astu eemale. Sinus on nii-öelda see amoraalsuse vaimus, ma ei taha sellega kokku puutuda. Ma ise võtan selle vee, ammutan sulle, siis võta see veekann, mine tagasi sinna, kus sa tulid ja ma olen nii-öelda inimesest lahti. Teenus on osutatud, oled sa mõelnud? See oleks see, kuidas religioon oleks võib-olla käitunud, ma ei tea, kas sa nõutud minuga, aga mina igal mõtlesin sellise välja, et Jeesus oleks ju saanud täiesti teistmoodi seda olukorda lahendada. Milleks öelda naisele, et tule ja teeni mind, lase see veekann anda, seisa eemal, ma teen ise ära ja kogu lugu. Aga igas selles sõnas on tegelikult oma protsess. Naise hing avanes, ta teenis seda ja loomulikult Jeesusel on üks väga reaalne vaimne mõju temale ja sinule ja minule ka. Ja tasub märgata seda, et kohtumine Jeesusega tõi selle muutuse ja see kehtiv on ka täna. Mitte lihtsalt uskumused või ma tean, et Jumal on olemas, aga isiklik kokkupuude Jeesusega. Ja seda tasub küsida, et kas sinu elus on olnud see isiklik kokkupuude. Vahest meil on Jumalale selle vastuse peale mingi hunnik sellised asju, et ma usun Jumalat ja tõenäoliselt tema on seal ja mina olen siin ja minul läheb väga hästi, mina teda ei sega, tema mind ei sega ja mingid sellised huvitavad lahendused. Aga kui küsida, kas sa oled reaalselt kohtunud Jeesusega, siis see on see koht, kus hakkab elu muutuma päriselt. Ja see on see koht, kus selle naise elu hakkas muutuma, aga pane tähele, Jumal ei hakanud lahkama tema minevikku jälle, sest kindlasti seal oleks, mida ju lahata. Sa tegid seda ja miks sa olid siukse ja miukse seda ei teinud. Jeesus jättis kõik selle osa vahele ja kas ei ole hea teada, et tegelikult sinu ja minu elu puhul on ka. Ma igaks juhus kontrollin, kui paljud tulles Jumala juurde on saanud süüdistuskirja. Siuke oli, et miks sa seda ei teinud? Ma ju ütlesin sulle. Ei ole enamus. Aga millegi pärast on inimesi, kellel on see peas nii kinni, et kui ma tulen Jumala juurde, siis see mind tabab. Ei ole. Jumal ei hakka lahkama minevikku, vaid pakub väljapääsuteed ja ta pakkus seda sellele naisele. Ja Jeesus jättis ka vahele sellise ilusa loengu teema ja ta pakub ilmutust talle, kes on Jumal. Ja luba öelda, see on ka see, mis peaks sinu ja minu kristluse olemus olema või usklik olemus olema, et sa tead, kes on Jumal. Sest Jeesus rääkis talle, et isa on selline, sest inimestel oli juba siis, rääkimata nüüd, kus on aega palju edasi läinud, tekkinud väga palju selliseid ideid, milline ikkagi Jumal on. Ja kui sa vaatad näiteks 20 salmi, siis on öeldud, meie esiisad kummardasid Jumalat sellel mäel ja ehk pikk lugu ajaloost, et tehtud on ikka nii, aga Jeesus avab sellele emale seda, et Jumal on hoopis täitsa teistsugune. Kui su nii-öelda eelnevad põlved on rääkinud ja mis on kombed tekkinud ja sellest saab algus sinu sisemine muutus. Jumal ei ole, vahest, õnneks vaba kirikuna meil neid väliseid asju on väga vähe, aga vahest kogu selle nii-öelda kiriku asja sees võib neid väliseid asju nii palju olla ja see sisemine muutus jääb kuhugi tahaplaanile, aga just see on see koht, kus hakkas selle naise elu muutuma. Et Jeesus pakub talle Jumala olemust ühte ilmutust ja üks sisemine muutus toimub tema elus. Isa otsib neid, kes kummardavad tões ja vaimus. See muutis kõik. Ja ma mõtlesin korra, võib-olla oli see naine, see ema, kummardanud palju endiste meeste ees. Aga see polnud muutunud tema elu. Vahest on nii, me teeme elus kummalisi otsuseid, mida sa tagasi võtta, sest elu ei ole filmilint, mida sa kerid tagasi, lõikame välja, kustutame ära, vaid kui on kummalised otsused tehtud, siis on nende vili ja tulemus olemas ja ei ole midagi teha. Ja mulle tundub, et kui ma vaatan seda naist, siis ta
võib-olla oli väga palju kummardanud nende meeste eest, võib-olla ta oli ka kummardanud olukordade ees, ka seda teevad inimesed. Et lihtsalt läks nii ja ju siis minu elu läheb nii. Aga üllatav on see, et kui Jumal tuleb selle sõnumiga, sind on märganud, siis Jumal küll ei arvanud, et sa pead olukordade ees kummardama, sa pead inimeste ees kummardama, vaid ta ütleb, kummarda Jumalat, Jeesus. Väga selge ilmutus ja väga selge arusaamine. Nüüd, see võti on 23-24 salm. See on kirjas nii. Kui tuleb tund ja see ongi juba käes, et tõeliselt kummardavad isa vaimus ja tões, sest isa otsib neid, kes teda nõnda kummardavad. Jumal on vaim ja kes teda kummardavad, peavad teda vaimus ja tões kummardama. See on värske ilmutus Jumalast, mitte 3 õiget sammu, mida tihti inimesed tahaks, kuidas minevikku, tulevikku parandada, mine koolitusele, ei ole koolituste vastu, aga siin on see koht, mis on väga sügav. Nüüd, mul on sulle küsimus. Sa võid seda 23 ja 4 salmi ennem ka olnud lugenud, aga küsimus, mida need 2 sõna, vaimus ja tões tähendavad sulle? Nüüd mu armas abiline Elle tuleb ja tahaks teie käest sõnu kuulda. Mida need 2 sõna, mida Jeesus ütleb, et isa otsib neid, kes teda tões ja vaimus kummardavad, mida need sulle tähendavad? Pakkuge sõnu. Ja vaatame, mis me siit kätte saame. Üks mees otsib AI-st juba vist. Sealt võib ka tulla, pole paha, tänapäeva sajand. See ei ole. Tee ära, vaata, mis tuleb sealt. Nii, kas tahate veel? Küsimus oli see, et Jeesus ütles, et Jumal on vaim, kes teda kummardavad, peavad teda vaimus ja tões kummardama. Mida see tähendab sinu jaoks? On mingid kauged teoloogilised mõisted, mis on seal kuskil algsajandis või peaks need 2 sõna, mis muutsid selle naise elu, olema tähendusrikkad täna ka meie jaoks? Äkki, vaata, seni kui sa saad mõelda ja pakud, ma annan natukene aega, kas sa märkad, kui lihtne on Jumala sõna sügavatest tähendustest lihtsalt libiseda üle? Ma tean seda. Aga kui küsida, et seleta lahti, mis siis tähendab? Ei taha rumalaks ka nii jääda. Ei ole mõeldud. Okei, tahab veel keegi? Nii? Sõnad ja teod tulid. Okei, üleliia innukat ei ole, siis ma asun asja kallale. Vaimus. Loomulikult ei pretendeeri ainuõigele lahendusele, aga minu jaoks tähendab vaimus seda, et Jumalale ei ole tähtsad mitte välised asjad, vaid südame sügav olemus. Kui sa loed seda lugu, siis see on see põhjus, miks Jeesus väga selgelt nagu vihjas talle, et kuule, sul on 5 suhet olnud, aga sa elad üldse kooskõlas tegelikult Jumala sõnaga. Ta väga huvitava nurgalt vihjas ja see mõte oli mitte see, et panna naist süüdi tunnistama, vaid et see vaimust tuleks esile tema sees see arusaamine, et tegelikult asjad ei ole nii, nagu ta on arvanud, et ta lõpetaks selle mustri ära. Südame sügavam olemus, see on see, mida Jumal või see, mida Jeesus tõi selle naiseni ja minu küsimus on see, et see on see, mida isa otsib tegelikult ka täna. Need sõnad ei kaotanud kehtivust, need sõnad ei lõpetanud kehtivusaega, vaid ka täna, kui sa tuled oma südame sügava olemusega Jumala palgete, siis minu küsimus on, mis on seal? Vahest on nii palju rajatud välisele, ütleme, me võime öelda oma koguduse konteksti, näiteks kas käsi on üles tõstetud või ei ole, istud sa või istu. Aga Jeesus sidus lahti selle väliste asjade küljest ja ütles, oluline on see, et mis sinu vaimses sfääris siin, südame sügavamas olustikus toimub. Teine asi on see, mida Jeesus ütles, tões. Tema ongi see tõde.
me teame, Jeesus ütles samas Johannese evangeeliumis, et mina olengi tee, tõde ja elu. Et see on sisse pakitud Jeesusega, ainult kohtumine Jeesusega põhjustab seda, et sa näed neid mustreid enda sees, sa tead, mida muuta oma elus, sest ennem on nii nagu need sellised tumedad päikseprillid, sa ei näe oma elu. Sa võid valetada 10-20 aastat iseendale, et see asi ei ole nii hull, mu elu saab minema nii, aga tegelikult reaalsus on see, et asi on palju hullem, võiks öelda. Jeesusega kokkupuude, tema on see tõde, sa saad teada tõe iseenda kohta ja ka Jumala kohta, sest see ei ole, mida koolis kaasa antakse. Ma ei lähe siia väga sügavale, aga see on see, mida mina näen. Muidugi siit võiks jälle selle kummardada vaimus ja tões, siit võiks ometi jutluse ka välja võluda, aga täna me ei lähe. Aga minu küsimus, kas sinu jaoks on olnud see sõna, et kummardada isa vaimus ja Jeesus täpsustas, Jumal otsib selliseid inimesi, ta ei otsi kõiki, see on vahest üllatav. Vahest me ütleme, et kõik võivad tulla ja võivad tulla, aga siis inimene valib, kas ta ka päriselt tahab tulla. Kas ma päriselt tahan jääda Jumala juurde. Ja Jeesus ütles, isa otsib neid, kes oma südames lähevad ehtsaks. Hea on teada, et Jumal ei muutu. Tema väärtused ei muutu, tema hoiakud on ajas muutumatud ja selles segases maailmas on midagi kindlat. Jumal, tema sõna, mis väljendab tema tahet ja ta taas sosistab kellegile väga kindlat. Hei, pole tähtsust, kui hullud sina oma eluolukorda kirjeldaks, sind on märgatud. Sind on märgatud. Ja huvitav on veel see, et see naine viis sellesse külla. Jeesus jäi 2 päevaks sinna külla. Mõtle, mida ta kõike rääkis Jumalast, milline Jumala ligiolu seal. Aga lihtsalt tänu sellele, et see naine läks selle Jeesuse pakkumisega kaasa. Ta andis talle juua, ta kogu selle vaimse protsessiga, ta palus, et anna mulle elavat vett. Ta oli ehtne oma vaimus ja lõpuks selle tulemuse muutus kogu küla. Ehk teisisõnu, me ei peaks kunagi alahindama seda, mida Jumal ühe inimese läbi teeb, kes on võib-olla inimlikult just kui väga kitsa koha peal. Aga kui Jumal oma lahendustega tuleb ja ütleb, sind on märgatud, mul on valmis pandud sulle taevased lahendused, nii nagu selle naise puhul äkitselt sa võid täiesti teistsuguselt tasandil teadvustada, miks sa oled siin maa peal, mida Jumal tahab sinu elus, sest see käis Jeesusega kaasas. Ma peaks paar kohta ütlen siia juurde just, et kui see kirjakoht üks ütleb, et naine jättis oma veekannu, see oleks nagu tänapäeval, et ta oli nii erutatud, et ta jättis mobiiltelefoni maha. Täna see on, sa võid dokumendi maha unustada, aga telefoni unustada keegi maha. Et ta oli nii erutatud, ta läks külasse, see muutus oli nii drastiline, sest ta sai äkitselt valguse kätte. Ja võib-olla täna oled sina siiamaani käinud oma elus sellises parajas vaimulikus pimeduses, siis täna selle naise loo läbi tegelikult Jumal samamoodi pakub. Ta pakub Jeesust, sest me teame, et Jeesus on surnud meie eest, ta on üles tõusnud. Tema on see uks, mille läbi sisse minna ja kogeda seda tõekirjeldust temast ja iseenda kohta. Ja võib-olla on sinu jaoks ka aktuaalne see, et äkki lõpuks nüüd ometi olla ehe oma südame sügavast olemusest lähtuvalt ja lõpetada endale mingi udu ajamine ja astuda välja sellest mustrist. Ja ma tõesti igatsen, et selle loo läbi sa oled näinud seda, et ka mina võin, et üks tuli või tuluke põleb sinu sees, mis sa ütled iseendale, ka mina võin sellest mustrist välja astuda ja kogeda vabadust ja taevased lahendusi täitsa teistsugusel üleloomulikul viisil. Tõuseme palvesse. Armas Jeesus, me oleme kuulnud täna, kuidas sina tulid selle naise, selle ema elu lähedale, võiks öelda elusse.
pakkudes neid taevaseid lahendusi, mida Jumalal isal oli pakkuda, kui loomulikult, kui kaunilt sa tegid seda. Ja ma usun, et see sama on kehtiv ka täna, et see, kes tuleb sinu juurde ehtsalt, siiralt, seda sa ei lükka välja, sa võtad vastu. Sa lood uued mustrid, taevased mustrid. Sa kingid selle meelevalla astuda välja, isegi kui see muster on kellegi hinges otse kui ühe rööpa teinud. Ja pole vahet, mis on see nimi, aga sealt on võimalik välja astuda Jumala väe läbi. Ma palun, et sa puudutaks neid inimesi, kes on ehtsalt sinu ees, ütlevad, ja Jumal, ma teadvustan seda mustrit, ma tahan välja astuda. Ja ma usun, et Jeesus, sa saad mind aidata, sest sinul on meelevald ja vägi seda teha. Ja sa armastad mind. Jumal, ma palun, et sa puudutaks neid inimesi. Ja tekiks see vabaduse hetk ja see uute selliste taevaste mustrite loomine nende hinges. Ja ma tänan, et sa kuuled neid, kes on ehtsad ja siirad sinu palges. Aitäh selle eest, mida sa tegid ja saad tegema selle läbi. Amen. Täname Jumalat veel.